Ma tulen siia mitte just ka minu sõprade jaoks. Need lapsed, kes on siin, ma olen näinud nagu nad kasvavad üles meiega, iga aasta sa näed nad nagu vanemad ja on just nii tore olla nendega. Sellepärast sa tahad, et nendel on just sama palju toredat aeg, kui sul oli, kui sa olid siin. Sul on 3 ja me kõik tulime siia koos, me alati teadsime, et me elame siin iga suvi. Ja see on kindlasti olnud kõige suurem koht, kus ma olen õppinud eesti laule ja nagu lõkkenaljad ja me oleme alati lugenud Kalevipoega siin ja lihtsalt olnud teiste eestlastega. Ja siin on kõige rohkem sõpru siin, kes on kõik eestlased. See on olnud suur osa minu nagu eestlusest ja lapsepõlvest. Kas tunned maad, mis meid siin annab, käib Läänemere rannale? Ma ei tunneks sama nagu kange eestlane nagu kultuuritunne minu elus, kui ma ei oleks tulnud Seetriurusse. Kõik minu sõbrad siin on eestlased. Jaa, on kõik eestlased, aga palju kordi me räägime eesti keelt siin ja kõik need laulud, mida me laulame, on eesti keeles ja palju kordi nad õpetavad meile laulud, mida nad laulavad laulupeol Eestis. Siin taeva vihma noorus tõrsub ja päike paistab viljapäev. See on see maa. Seetriru annab võimaluse kõikidele Eesti päritoluga noortele, et midagi eestlusest õppida. Mõned meie lapsed räägivad eesti keelt, mõned saavad ainult aru ja mõned ei saa üldsegi aru ja räägi midagi, aga nad alati räägivad laagris. Mõned sõnad vähemalt kõik need nagu palun, aitäh, viima palun, mis tahes niisugused väiksed lauseid ja sellega nad on nüüd tegelikult saanud tahtmise, et eesti keelt õppida. Meil oli üks tütarlaps, kes oli kogu noorena laagris kogu Modilasest kuni Suure Tõukuni ja siis tema läks eesti kooli ja hakkas õppima eesti keelt, et ta sai tulla tagasi ja töötada laagris kasvatada. See ilus maa on minu kodumaa. Kõik lapsed, keda ma olen saanud läbi ka siin, mis on Eestis, kes on olnud kõik, nad on tundnud niimoodi. Nad ütlevad mulle, nad tunnevad nagu inimesed siin Seetriurus proovivad teha sõpru. Me kõik tahame olla üks suur pere. Sellepärast just sa ei ole alati eestlaste ümberringi, kui sa oled Ameerikas või Kanadas. Teil on umbes 5 minutit, et saada nagu riided selga ja jooksuküngad jalga. Ja me kõik koos läheme Vabaduteatrisse. Kahjuks ma usun, et nagu eesti keel ei ole olnud kõige suurem osa laagrist viimased nagu 10 aastat umbes. Ja ma arvan, et see on, sest lapsed kartsid laagri tulla, sest nad ei teadnud eesti keelt. Nii et nad mõtlesid, et me räägime ainult eesti keelt siin laagris ja ei tahtnud enam tulla, sest nad kartsid seda proovida rääkima. Aga nüüd me teeme kõik 2 keeles, eesti keel enne ja siis inglise keel pärast. Nii et ma arvan, et keel läheb natukese viletsamaks. Mõned lapsed ei räägi üldse eesti keelt, kes siia tulevad, aga ma arvan, et nad ikka armastavad Eesti seltskonda ja armastavad Eesti kultuuri ja kui nad ei saa nagu päriselt eesti keeles rääkida, siis vähemalt nad tunnevad, et on osa võtnud ja õpivad midagi nende kultuurist. 18, 19, 20.
kui sa elad kellegiga kuuks ajaks suve jooksul, siis üks kuu ja sa oled noorem ja sa lähed läbi öömängud ja asjad, mis teevad, et sa kardad ja ka sa naerad nii kõvasti, et sa nutad koos. Need asjad, mida sa teed jälle, sa ärkad ülesse koos, lähed magama koos. Ma ei tea, ma ei saa nüüd nagu tänuda Seedriuru selle üle, sest nüüd ma kunagi ei tunne, et mul ei ole üldsegi nagu pere või sõbrad. Ma tean isegi, kui ma oleksin täitsa ise isegi Ameerikas, et oleks inimesed kuskil mujal, kus mul on pere. Jagata oma kätega, et väsimus must läks. Olen homme parem, kui oli täna. Olen homme parem, kui oli neil.